Käesolevat saadet pole võimalik vaadata paljudes Eestimaa kodudes. Esmaspäeva öösel jättis laastav torm elektrita 65 000 majapidamist. Tuhanded pered istuvad siiani küünlavalgel. Oleme teel Saaremaale tormi epitsentrisse. Päästeameti sõnul on Saaremaa täiega punases. Ehk just see paik Eestimaal peaks tormist räsitud saama kõige rängemalt. Tuule tekitatud laine annab ennast märku ja sellega me hakkame võitlema siin. Nii et iga tunniga, mis me siit jälle nüüd väljume virtsust, seda on laine on juba kõrgemaks läinud. Tuule informatsioon on siis monitori selles osas. Isegi hääle järgi ma pakun juba selline 15-16 meetrit. Tuule tugevnedes just sildumised lähevad raskeks, et külg tuules, tuult tubab selline süüd-vest ja see tekib virtsu jaoks on juba selline tõeline presstuul, et ta surub täiega kai peale. Kusjuures see tormmaru, mis praegu on siis saabumas, on väidetavalt 10 aasta jooksul 2 korda üldse sellist asja. Atlandi kohal jõudu kogunud tormi kardeti. Lubati ju kümnendik kõige tugevamat tormi, mis Inglismaal suisa orkaani mõõtmed võttis. Reedel alustas teed Ameerika rannikult, oli suhteliselt süütu ja rahulik. Kuni jõudis Atlandile, siis kaasas oli tal subtroopiline õhk lõunasõrvas ja Atlandil jõudis siis Gröönimaa ja Labradori poolsaare vahelt külm õhk ja see andiski sellise tõuke ja selle tohutu energia. Et hakkas hästi kiiresti laupäeva päeval juba tugevnema ja jõudis siis pühapäevaks Briti saartele. Inglismaal oli tuulepuhanguid 44 meetrit sekundis, siis Taani maksimaalsed läbi aegade tuulepuhangud 53,5 meetrit sekundis, Rootsis 42 meetrit sekundis puhangud ja meil siis 33 meetrit sekundis. Kui on midagi näha, siis see asi võetakse kohe ette ja prioriteediks, sellepärast et üks olulisemaid ülesandeid meil ongi see, et inimesed saaksid teavet võimalikult ruttu, võimalikult varakult, et mingi oht on tulemas või mis mujal maailmas toimub. Tegelikult on niimoodi, et iga torm on ikkagi nagu isemoodi, sest see, kus poolt ta täpselt tuleb ja kuhu poole ta suundub, sellest sõltub ka väga palju see, et kui palju ta kahju teeb ja kes pihta või mis pihta saab. Informatsioon reisijatele 5 minuti pärast saabume Kuivasku sadamasse. Soovime teile meeldivat ja turvalist reisijatku. Rahvusringhäälingu uudised. Kell sai 9 uudistega stuudios Janek Saale. Tänasel Eesti rannikule jõudev torm on selline, mille sarnaseid tuleb ette 2 korda 10 aasta jooksul leiab mereteadlane Tarmo Soomere. Maanteeamet teatas, et tormi ajal tasuks autoga liiklemist vältida. Jah, siin ju kord 10 aasta jooksul, millal siin lubatakse, et tuleb vaatama tulla, et kuigi siin lubas alles mingi kahe paiku, aga tuleb varakul kohal olla, et õiget ette mitte maha magada. Ma arvan, et see suurem osa oli nagu seal Taanis ja Rootsis ja seal ära, et siin nagu nii-öelda tuleb see lõppfaas, et siin ma arvan, midagi suurt võib ei tulegi, et võib-olla jääbki sellisest, aga tuleb kõigeks valmis olla. Parem oleks, kui hakkaks juba üle kalast viskama, et siis saaks juba midagi efektset, aga praegu on siuke rohkem närvimine. Ma ei kujuta ette. Loodame midagi hullemat, võiks see huvitav vaadata. See Jaanertorm kunagi oli siia parem nagu. See laineb kas direktilt ikka või kaldik. Mäletad sa üldse seda? Muidugi. Ma olin noor kellega pohk. Siin on jääb ligi autokilust nagu. On autopaat nagu. On nagu mõid koht, aga
kaugel? Siin oodata prognoosi järgi tuul tugevneb varsti kuni 30 meetrit sekundis. Oleme Kuressaare depoos. Kuressaare operatiivkorrapidaja Mihkel Kombe on ootel. Täna öösel magada ei saa. Tormi alguseni on jäänud loetud tunnid. Kõik ettevalmistused on tehtud. Korralikult kett terav, läheb käima iga matsuga. Kindel tööriist. No ta puhub ikka päris hästi nüüd, et päris pikali ei puhu, aga võib raskus tekkida, et kui mingid lahtised objektid on, mis nagu lennata tahavad, siis need tõusevad ikka õhku. Madanevad, puud kukuvad, ohtlikumad on muidugi elektriliinid, mis pingel on tänavate peale. Siis kui nüüd hakkab palju neid puid tekkima, et kuna siin on üks päästemeeskond on Kuressaares, on lisaks on veel saare peal on veel Kihelkonnal ja Orissaares päästemeeskond, siis koduses valves on veel üks nii-öelda mehitamata auto, kus mehed tulevad siis selle auto peale ka ja hakkavad välja sõitma. Ütleme kella 10-st nüüd peaks hakkama tuul tugevnema ilma prognoosi kohaselt, et kuskil 12 paiku siis ta peaks juba hakkama saavutama oma nii-öelda kõrgpunkti, ja siis kuni 6 hommikuni veel umbes. Arustus kõik on korras, mehed on tugevad, terved. Et ootame, vaatame, mis loodus pakub nii-öelda. Kui on torm, siis valdavalt tõuseb päästesündmuste hulk ehk et inimesed muretsevad sellepärast, et puud on kukkunud teele, nad ei pääse liikuma või et puud on kukkunud nende varale, autodele, majadele, et seal on otsene siis võib-olla ka otsene oht inimeste eludele, varale kindlasti, mis tõttu tegelikult meil on eelnevalt siiski Päästeametiga juba kokkulepped, et kuidas selliseid sündmuseid siis kõnede mõistes menetletakse ja kuidas need siis nii-öelda formuleeritakse sündmusteks pääste poolele, et kuhu nad reageerivad. Et see lilla on nagu kõige tugevam, mis ümber Saaremaa ja Pärnu lahti nagu jääb. Ma siit neid puid ja neid aga ei karda, aga kõige hullem kui nagu tulega ju puhkab, et kuskil suuremas hoones, et see on nagu, see võtab energiat väga palju ära. Kaamera on ka Pärnus, kus hetkel veel kõik maru rahulik. On ju Pärnu alati olnud tormimagnet. 2005. aasta jaanuaritorm sundis evakueeruma 300 inimest. 2005. aasta jaanuaritorm ja see torm on hästi sarnased. Sarnased eelkõige oma tekketingimustelt ja ka oma liikumise trajektoorilt. Ja samuti oli sellel kaasas suur soe Atlandi 40-ndatelt laiustelt ja samuti tuli põhja poolt külma ja liikus ta üle Põhjamere, üle Läänemere maade ja tegi väga tugevat tuult. Kell on 11:30. Hakkab pihta. Kukuvad esimesed postid, murduvad puud, kihutame läbi Kuressaare sündmuskohale. Kui inimese elu on otseses ohus või vara või keskkond on otseses ohus, siis me esmase kutsetöötluse peame tegema ära minutiga. Häirekeskus, kes registreerib selle kutse, edastab meile kutse läbi siis kõlarite. Siis on 1 minut aega, põhiauto peab välja sõitma. Ja nii-öelda koha peal suurema sündmusel koha peal moodustatakse see staap nii-öelda juhtimispunkt. Postid on maast tuulega, elektripostid. Ootame elektrikud, et voolud välja saaks ja siis saab postid ära lükata. Kontrolli all, ootame elektrikud. Mis see täpselt juhtus siis? Meil ju kõik on pikali. Ja see on esimene väljakutse teha? Meil küll, jah. See kannab midagi? See veel hetkel kannab, jah. Tänavavalgustus ei põle. Arvatavasti on lühises ja kuskilt välja löönud, aga saab üks peab ära oota. See oli kella meil praegu 12 siis, jah? Kella 12. Mis siin nagu veel võib liikuma hakata kõik? Võib-olla katused, reklaamtahvlid,
on tavaline. Kui repakel on, see jatkub lenne. Pane risti peale ette. Risti peale? Tähendab, risti peale ette, et siia poole sisse ei saa sõita. Okei. Aru saada, et Allee tänav vabastatud liikluseks ja lahkuta, aga kohe uue kutse Paarma külas surnuaia juures. On puu jälle sõiduteel täpselt kurvi peal. Otseselt tuleb kui peale, et tuul nagu ilmselt kandub sellega rohkem sisemaale, seal ta nii tugev küll ei ole, aga tegelikult juba nõrgemad hoiatused anname me merele, kui tuulepuhangud tõusevad 15 meetrini sekundis. Siis me ei saa rääkida kindlasti mitte tormist, aga väikestele paatidele on see juba ohtlik ja näiteks ka katamaraanidele, nagu siin paar aastat tagasi Soome lahe rannikul juhtus õnnetus. Aga tormiks nimetatakse juba seda tuulekiirust 21 meetrit sekundis ja peetakse silmas keskmist kiirust. Sageli on väga ohtlikud ju just puhangud ja sellised äkilised ja väga tugevad puhangud. Nii et 25 meetrist sekundis me kindlasti juba pöörame inimeste tähelepanu sellele, et tuleks enam valmis olla. Meil on siin tegemist pinge all oleva elektritraadiga, mis on maas. Talve tänav kuskil? Talve, jah. See ei ole mitte tavaline. Ei mäleta sükust aega, kus nad nii palju oleks ööjooksul olnud, aga Kuidas ole üks on söötmas kohal? Olla kõige lõpusam vaadata, kuidas suur maja katus ära läheb. Aga seal on pool sees. Selles erisaates vaatame otsa selle sügise suurimale tormile, mida kujutab endast raju, mis lõhkus Euroopat ja läheneb nüüd Eestile. Tuult oli korral, oli 32 meetrit sekundis, sadama andur. Oleme koos päästjatega Kuressaare depoos ja jälgime mängu. Telefon heliseb pidevalt, appi on tulnud lisajõud. Üks põhiauto läks nagu maale siit üks 15-20 kilti välja. Paar kutset on linnas veel ees, et lähevad need kuna tuul on ikka tugev, siis tuleb peale kutse, ei jõua teinendada. Enne kui tulid, oli linn valge, nüüd on sujuvalt pimedaks läinud tänaval. Oli 42, jah? Mida vaatasin? No nii. See oli, mis ta ütleb vaata? 42, jah? Ja Kuressaare päris. Selge, Alleenigi. Ja las siis sõidab sinna Kuressaare 1-2, kui ta käib seal Talve tänaval ära. Et Kuressaare 1-2 reageerib esmalt sinna. Kiirustame väljakutsele. On oht, et lendama hakkavad katused. Tuul kogub magavas linnas jõudu. Torm on matnud Kuressaare enda alla. No kõnede arvud on meil öisel ajal sellised, nagu tavaliselt on päevasel ajal. Ehk et me õhtul kella 8 kuni hommikul siis 8 vastasime tegelikult kuskil seal 1600 kõnele. Seda on väga palju häirekeskuse jaoks. Ja valdavalt ikkagi seotud tormiga sündmused, et mis siin salata, et kell 11 tulid juba esimesed kõned meil siis Saaremaalt ja pihta sai ju kõige rohkem tegelikult Pärnumaa, Läänemaa, eks ole, siis Rapla, Järvamaa ja siis Lõuna-Eesti.
korvi taga oli suur puu. Ja niimoodi kohe kõmdi nurgaga, jah? Jah, põhimõtteliselt 2 sõidusuunda olid kinni, et läks hästi. Aga siin võib teebi peale küll tõmmata kuskilt. See kõne siin nagu... Koos mingi väike auto läinud, oleks veel hullem läks. Pärnus on olukord õige hull. Tuul peksab metsikult, päästjad on hõivatud tulekahjuga ja elekter kaob. Ei ole muutunud midagi, 32, 31, 28, 30 kiiliti. Kuressaare B12. Et on ikkagi graafikus nii nagu lubatud. 35 oli. Tooti ilmselt on ka kuskil 35. Alates 33 meetrist sekundis nimetatakse seda orkaani tugevusega tuuleks. Seda korda just haaras ta põhiliselt Saaremaa lõunaosa ja Liivilahe põhjaosa. Et no võrdlusena 2005. aastal oli nüüd kuni 29 meetrit sekundis Lõuna-Eestis. Et see, mis lubati, see on tulnud nagu. Katus eest ära läinud, jah? Siiamaani olete ratas? Kahjuks siiamaani. Kindlasti ei saanud öösel magada, mingi kella 3 umbes ärkasin juba ülesse. See kolin oli hirmus suur. Vee neid renne lendas igale poole autode vahele. Mõni auto sai klaasi katki ja 5:30 aega hakkas see katus nagu päris juba liikuma. Veidi enne 6 oli see juba maas või midagi, siis 6 paiku. Et siis õigati õuest ruupuriga, et ärge majast väljuge, et see on ohtlik, et katus lendas maha. No see on ikka suur nagu õnnetus, kui suure maja katus ära lendab. Tekivad siuksed head puhanguvood, kus hakkab nagu rebima midagi. Keskmine tuul on ka kindlasti ohtlik, kui ta on väga tugev, aga äkilised tuuleiilid kindlasti on ohtlikud, sest nad ootamatult tabavad ka puid, hooneid, katuseid, et tihtipeale on just need väga tugevad tuuleiilid, need, mis tõstavadki katuseid ja murravad puid. Murati külla saata vihte üks ütles ja Salmega tegeleme, et uus vahetus tuli, et viin asjaga kurssi. Hommik. Täna ärkab Kuressaare rahvas pimedas toas ja kohvita. Elekter on mõneks ajaks läinud. Katsume siin kuidagi vabanevad, et kas või korra kõik depoosse kokku saada ja siis meeskonnad ära vahetada ja päevad jälle tööd. Kuidas kõik enestunne on just? No ilmselt mehed on väsikuna töö läbi puid saama kõik ka. Ja nende tööaeg lõpeb kell 8 ja siis nad lähevad üle tundidesse palgaarvestust. See on nii hea. Kohe see muutub. Ehatärava väljapääsud on ta kinni blokeerinud, et ma ei tea mitu ringi enam kui üldse kuskilt küll. Circa 27 välja kutsutud. Circa 27? Jah. Normaalne. Hommikul läks selle kanamaja katus ka. Praegu on meil 1, 2, 3 meest. Aldo saab ära vahetada. Aldo saab põhimõtteliselt koju. Öösel kõikjal Eestis möllanud maru tugevamad iilid puhusid Viilsandil, kus tuule kiirus ulatus puhanguti 33 meetrini sekundis. Kõige hullemalt sai sel korral pihta Pärnumaa, aga torm ulatus ka Lõuna-Eestisse, kus katuseid kaotasid nii koolid kui elumajad. Tormi kahjusid lapime veel pikalt. Inimesed võiksid puid võtta praegu. Minu
öelda, kas oli 2005 või? Siis kui see jaanuari? Jah. Peale seda ei ole nagu. Aga nüüd võetakse metsa maha, vaata kui õre mets on. Ja seal ei ole üldse palju vaja. Et jälle kamma jaa tuleb. Seda korda näiteks Harjumaa lõunaosa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, seal olid küll tuuled tugevad, aga erilisi purustusi ei olnud ja nende tunne on kindlasti see, et see oli jälle asjatult hoiatatud. Näiteks kui see oleks nüüd olnud alanud see torm hommikul ja oleks kestnud õhtuni, siis see tähendab seda, et need koosseisud, mis meil praegu olid mobiliseeritud, nendest poleks piisanud. Kindlasti mitte, sest siis oleks olnud meie kõnede arvud ja tõenäoliselt ka kutsete arvud ehk et päästesündmuste arvud oluliselt suuremad. Et inimesed sõidavad lihtsalt rohkem ringi päeval ja näevad rohkem, on ju, neid häirib rohkem võib-olla, nad tahavad teada anda kuskile sellest. Et iga torm õpetab, et ma arvan, et õppisid nii päästjad, kui õppisime jälle meie. Järgmine kord jälle targemad. Lahkume Saaremaalt teadmisega, et sel korral läks õnneks ning Atlandi maru jõudis meieni leebunud kujul. Päike Tormisaare kohal on paistma hakanud. Jätame saare elanikud kahjusid kõrvaldama.